Tere tulemast! Sa oled just sattunud meie pere reisi- ja matkakanalile, kus seikleme pisikese minihaagisega, keda kutsume hellitavalt Arviks. Siin näitame teile põnevaid reisisihtkohti, tutvustame lahedaid matkatarvikuid ja muidugi matkame huvitavatel radadel. Arvi TRJ, meie pere reisib ja sa küsid, kas oleme juba kohal? Ei ole veel, kuid jõuame juba varsti. Eesti sügis tähendab seda, et reedel valges laagriplatsile jõuda ei ole võimalik. Saabusime alles pimedas, nautisime lõkkeprõksu ja hetki kallimaga. Kõik selleks, et saaks hommikul varakult tegevustega pihta hakata. Tere toredad Arvi TRJ kanali vaatajad! Kui te nüüd mõtlete, et huvitav, kus kohas ma istun, siis see on Oandu kämping, mis on küll praegu suletud, kuid Oandu kämpingu tore perenaine lubas meil siiski Arviga siin ühe öö mõnusalt veeta. Kuid miks me oleme tulnud siia Oandusse, et kas tõesti me kavatseme ette võtta selle pika 375 kilomeetrise Oandu-Ikla matkaraja, siis päris nii see siiski ei ole. Küll jah, võtame ette umbes 5 kilomeetrise Oandu loodusmetsaraja, mida siis ka teile näitame, kuid õhtu on meil hoopis plaanis lõpetada restoranis ja hotellis Virkes, nii et näete seda kohta ka. Ja lisaks on mul plaanis teile siis rääkida sellest ägedast uuest Neweri mikrofonist, mis peaks siis meie kanali heli kvaliteeti oluliselt paremaks muutma. Aga jah, ärge kartke, see ei tule nüüd mingisugune tehnikavideo. Ikkagi vaatame loodust, räägime kohalikest vaatamisväärsustest ja matkame. Has happened all before to myself and many people more, because I've been lost so many times. Neweri mikrofoni üks plussidest on see, et sa ei pea teda kasutama isegi koos kaameraga, sest mikrofonil on ka sisemise salvestamise võimalus ja teda saab kasutada kui 4 gigabaidist diktofoni. Aga parim viis tema eeliseid näidata on teda kasutada. Selline mürarikas keskkond, nagu on siin Oandu paisu juures, on suurepärane koht, kus näidata selle CM28 mikrofoni eeliseid. Hetkel kuulete mind siis rääkimas siia mikrofoni niimoodi, et teedkätt on peal, aga mürasummutusfunktsioon ei ole aktiveeritud. Nüüd aktiveerin ka mürasummutuse. Nii, nüüd on mürasummutuse funktsioon aktiveeritud. Ja saate siis ise seda vahet hinnata, kas on parem kuulata mürasummutus peal või mürasummutus maas. Kui mõnel tekib mõte, et miks ma pean ostma sellise kalli mikrofoni, kui Hiina odavmüügi kaubamaast saab juba selle 10-15 euroga, siis praegu kuulategi 15 eurose AliExpressi mikrofoni heli ja ma luban teile, et rohkem te seda heli kunagi siin kanalis ei kuule. Et asi oleks aus, siis katsetan hinna mõttes sellist keskmist varianti ka, et hetkel kasutan siis Boya mikrofoni, millel on samuti olemas tuulepiiraja ja tegelikult on tal ka mürasummutuse funktsioon täiesti olemas ja proovin selle nüüd aktiveerida. Nüüd peaks olema mürasummutus siis aktiveeritud ja saate siis edasi-tagasi kerida seda Neweri mikrofoni ja Boya mikrofoni mürasummutust ja siis hinnata, kumb neist on parem. Nüüd räägin jälle Newer CM28 mikrofoni, aga tegelikult soovin ma teile rääkida nüüd veidi sellest Oandu veskist ja veskitammist. Oandus on olnud veski juba 1517. aastast saadik, kui teda esimest korda ajalooürikutes mainiti. Ja tegelikult oli siin isegi mitu veskit. Oli siis viljaveski ja saeveski ja isegi elekter saadi tegelikult siis veejõul. Huvitava faktina tasub mainida seda, et juba 1880. aasta töösisekorra eeskirjades oli sees selline lause. Joobunud rahvad ei voeta tööle, samuti ka mitte lapsed ja on keelatud hiipu veskis polletada. Ehk võib öelda, et tööohutust
on siinses veskis juba aegade algusest saadik väga au sees hoitud. Oandu veski varemeid ja veskit tasub kindlasti vaatama tulla, sellepärast et Keskkonnaametil on tegelikult kavas kaunis järv veest tühjaks lasta, sellepärast et oleks kaladel vaba ligipääs siis mereni. See plaan ei ole veel täielikult kinnitust saanud, aga panen teile küll südamele, et tulge kindlasti siia Oandusse, vaadake ära järv, minge ka RMK loodusmajja ja matkama ja tundke ennast mõnusalt, sellepärast et võib juhtuda, et mõne aasta pärast on siin lihtsalt üks veenire ja tühi auk. Looking back, this has happened all before to myself and many people more. Cause I've been lost so many times, I've crossed a few too many lines, but I've always known how to find my way to what is true. Tegelikult tahtsime näidata teile ka RMK loodusmaja, aga see on kahjuks täna kinni. Mis siis ikka? Tuleb tagasi tulla. Kuigi loodusmaja oli kinni, siis loodusmaja hoovis on ka nädalavahetustel täiesti vaadatav kohaliku eluolu tutvustav näitus ja loomulikult on iga kell ligipääsetavad kõik loodusrajad. See Oandu loodusmetsarada on selles mõttes ka põnev, et seal ääres on lausa 19 infopunkti, kus on siis erinevad põnevad infot siis metsa kohta ja loomade kohta ja põnevamaid neist plaanime teile nüüd siis ka matkakäigus näidata. Siinsel rajal oleme käinud korduvalt nii lastega kui ka Leenuga kahekesi. Veidi erinevatel aegadel filmitud kaadreid teile nüüd ka näitan. Matkates on hea nipp kasutada kihilist riietust, et siis on võimalik riietust lisada ja maha võtta vastavalt siis sellele, kas sul on külm või palav. Aga praegu on ju 21. sajand ja mina ei kasuta mitte kihilist riietust, vaid kasutan sellist soojendusega vesti, mille tavaliselt kasutavad siis kalamehed. Ja siin on siis nupp, praegu on ta miinimumi peal. See on keskmine aste ja see on siis maksimum. Ja minu 10 000 akupank peaks vastu pidama nii 7,5 tundi miinimumastmes. Ehk sellist lühikest matka teha sellise vestiga peaks olema väga mugav. Siinne rada kulgeb läbi vana Kõdusoo kuusiku ja siinseid puid ei ole raiutud umbes 150 aastat. Viimasel ajal on see rada saagi näinud täpselt nii palju, kui on vajalik selleks, et seda rada langenud puudest puhastada. See rada peaks olema eriti põnev just linna inimestele, sellepärast et ta asub linnale üpris lähedal ja teiseks näeb siin tõelist ürgset Eesti metsa. Lähme vaatame. But it's not that I don't like having her in my sight, because pain, it comes and goes, but sometimes it likes to stay. So why can't I Eestis elab lausa 8 erinevat liiki rähne ja siin Oandu loodusõpperajal võib kohata neist isegi 6. Ehk kui te siia rajale astuma tulete, tasub olla väga vaikselt ja hoida silmad lahti. Äkki näete ka neist mõnda. thing I fear is that I'll go and lose my touch, even though I wasn't really expecting much. Ilmselt paljud nooremad kanalivaatajad teavad, et Eestis on erinevaid puid, millelt võib saada siis mahla, näiteks vahtramahla või kasemahla. Küll aga võib tulla teile uudisena termin vaigutamine.
Vaigutamine oli siis tööstusharu, millega tegeleti umbes sel ajal, kui meie vanavanemad olid veel noored. Ehk sellisel kujul vaigu kogumine lõppes umbes 70. alguses. Ka nendelt puudelt on vaik kogutud umbes 60. lõpus või 70. alguses. Vaigutamiseks oli selline eriline kolmnurkne tööriist, millega kraabiti siis sellised kanalid puule sisse ja siin all asus torbik, kuhu koguti siis vaik. Ühelt selliselt puult saadi umbes kilo vaiku aastas. Seda vaiku kasutati põhiliselt tärpentiini valmistamiseks ja tärpentiinist omakorda sai valmistada erinevaid liime ja lakke. Ühtlasi kasutati okaspuu vaiku siis meditsiinitööstuses erinevate kreemide ja salvide valmistamisel. Siinsel rajal on veel palju põnevat. Saab lugeda nii karude, metssigade kui näiteks ilveste kohta. Rajal on ka rohkesti peatuspaiku ja soovitan kuuma tee kaasa võtta, et puhates mõnusam oleks. Aga meie pakkisime asjad kokku ja võtsime suuna mere suunas, sest maitsev toit ja öömaja juba ootasid. Kuigi alustasime teed mere äärde veel päevavalguses, siis kohale jõudsime ikka pilkases pimeduses. Kuigi Vergi sadam ja restoran Virkes näevad ka pimedas tõeliselt kutsuvad välja, siis varuge veidi kannatust, sest video lõpus näete ka sadamhoonet päikese käes. Nüüd aga vaatame, millised on majutusvõimalused ja kui laheda toa meie saime. Hotellil on 4 tuba, 2 väiksemad kannavad nime Madrus ja Pootsman ning suuremad Kapten ja Tüürimees. Viimast näitame teile ka veidi põhjalikumalt, sest see oli ka tuba, kus meie oma öö veeta saime. No tee uks lahti. My well's been running dry. Swear I saw it once before, but as I did, I walked straight out your door to a city so strange to me. The only place. Muidugi ei istunud me õhtu otsa oma hotellitoas. Tõelisele toidugurmaanile ei valmista ka restoran Virkes kindlasti pettumust ja kui olime oma näod lõkkedossust puhtaks pesnud, siis seadsime oma sammud sinna ka meie. Restoran Virkes on avatud aasta ringi ja siinsed road ei jää kindlasti alla ka pealinna nooblitele restoranidele. Kui toitu oodates lihtsalt istuda ja jutustada ei viitsi, siis soovitan soojalt tutvuda seintel oleva kunstiga. Tegu on Jüri Sikka töödega ning lisaks vaatamisele on võimalik kõiki neid tegelikult ka endale soetada. So far from home, I walk the streets alone. Hästi. Something wasn't feeling right. But I still. Loodan, et meie nägudest on näha, kui väga meile see koht meeldis, aga selleks, et teid veel veidi rohkem veenda ja et oma uus mikrofon proovile panna, siis on meil teile jagada veel üks lugu. Niisiis toredad Arvi TRJ kanali vaatajad, kes on meie kanalit kauem vaadanud, need teavad, et meil meeldib koguda lugusid. Ja siin Vergi sadamas ja Virkese restoranis istun ma nüüd koos Kelliga siin päris miinist tehtud kamina kõrval ja olen temalt ka pinninud välja ühe loo. Tere, mina olen Kelli, Vergi sadama Virkese restorani perenaine.
Üks pool siis sellest, mida näha on rohkem. Lauri on meil taga, kes on siis peakokk ja sadamakapten ka ühtlasi. Ja eks meie lugu algabki tegelikult sellest, et me manifesteerisime, et tahaks enda restorani ja tahaks midagi erilist teha ja tahaks inimestele pakkuda midagi sellist, mida nad ei ole ammu kogenud. Ja üks hetk oligi ukse taga pakkumine, et tule ja võta üks kõrts üle. Mõtlesin, et minust vist kõrtsu perenaist ei saa ja tahaks nagu midagi muud ja midagi huvitavamat ja mis me üldse mingisugusest sadamast räägime, ma ei ole ühtegi paatigi katsunud oma elu jooksul, eks ju. Välja arvatud kalapaadid, mis muidugi viivad sinna lapsepõlve tagasi, kus käisid vanaisaga paadiga merel ja tõid kala. Ja lõpuks mõtlesime, et tegelikult see koht on ju imeline, on ju. Et miks ta peab olema kõrts, miks mitte lihtsalt aasta läbi töötav ettevõte, mis on restoran, midagi erilist, sa võid teha mida iganes, mis tuleb su peast tegelikult välja, on see sünnipäev, on see pulm, on see ükskõik mis, ma ei tea, lahutusüritus. Ja eks me alustasimegi täitsa nullist tühja rahakotiga töötutena. Mõtlesime, et me ei saa aru, mida me teeme, me ei oska seda. Ja enne avamist oli paanika, toetust ei saanud, kõik oli, mida me teeme? Mul on ainuke kohvimasin, kodudelongi kohvimasin ja sellega alustasimegi. Ja äge on see, et teil on see ikkagi aasta ringselt lahti, et ei ole ainult see suveturist siin, eks ole, või siis jahikapten on ju, et on kogu aeg on rahvast ja eile õhtul, kui meie söömas olime, olid ka enamus laudu täis ja rahvas vahetus kogu aeg, nii et äge koht on. See on muidugi talveperioodil on see nädalavahetuse lõpu, mis teeb asja natuke kurvaks, aga hetkel on see muidugi arusaadav, sest rahatundlikkus on inimestel väga tugev ja tuleb sellega arvestada. Aga ütleme, et tähistamised ikkagi ju jätkuvad ja mida erilisemat kogemust ühele pakud, seda suurem on tõenäosus, et sealt ühest grupist tuleb veel keegi tagasi ja enda üritust korraldama. Et talveperioodil on see põhiline. Aga mis teil suvel siin toimub? Suvel see on täiesti, see on möll, see on hommikust õhtuni täielik kaos, katastroof, aga samas nii lõbus ja tore on. Et me oleme üks vähestest kohtadest siin lähikandis, kuhu sa saad jetiga sõitma minna. Et Lahemaa rahvuspargi piirid on ranged ja seal siis sõita ei tohi. Aga siin võid vabalt oma tiirud ära teha ja sõita ka teistele saartele. Pluss siis sadama mõistes me oleme üks parimaid, ei taha kiita küll, aga Sivise mõistes üks väheseid samamoodi, kuhu purjepaadiga sisse pääsed, mis teeb Soome liikluse väga lihtsaks. Aga turistid Lahemaa rahvuspargis käivad väga tihti suvel. Matkarajad, imelised, puhtad, RMK hoiab väga ilusana neid. Pluss meil on Oandul külastuskeskus, kus saad targemaks ka veel. Et on mida vaadata. Jah, täiesti nõus. Meie ise elame ju ka siin Tallinna külje all Viimsis ja Lahemaa on meil nagu väga tuttav koht ja huvitav, et me ei ole varem siia sattunud. Just kõik juhtub ilmselt õigel ajal ja põhjusega, et muidu oleks natuke igav ka. Jah, et mis siin ikka, et mina soovitan küll kõigile meie vaatajatele, et tulge jaanipäeva tähistama siia, tulge muinastulede öödel siia ja tulge talvel ka ja suvel ja talvel ja iga aeg on siin väga lahe, nii et meie soovitame küll väga soojalt. Aitäh! No nii toredad Arvi TRJ kanali vaatajad. Sooviks teilt nüüd küsida, et mis te sellest osast arvasite. Kunagi mulle üks elupõline matkamees ütles, et Kaur, kui sa tõesti tahad, et sinu kanalil oleks palju jälgijaid, siis sa pead seda tegema niimoodi, et nii nagu õigetele matkainimestel meeldib, et selline robustne värk peab olema, et sul peab olema püksipõlves auk ja masinaks peab olema selline vana 90-ndate länkar või midagi sellist, et siis on nagu õige värk ja siis sul on palju jälgijaid. Et sellised tehnikavidinad ja
läikivad linnamaasturid sellisesse kanalisse ei sobi, et sa pead olema ikka selline õige loodushunt. Äkki tal oli isegi õigus, aga minu meelest meie elu siin vesisel planeedil on ikkagi liiga lühike, et teha ainult ühte tüüpi asju. Loodan ikkagi, et meie vaatajad ongi sellised inimesed, kellele meeldib see, et vahel me ööbime Haagisega metsas, vahel ööbime telgis, vahel käime hoopis Maltal või Poola tatrates matkamas ja järgmisel hetkel ööbime mõnes majutusasutuses Eestis või mõnes, miks mitte, luksuslikus hotellis. Et minu meelest elus on väga palju värve ja ma väga loodan, et meie kanal suudab neid erinevaid eluvärve ka teieni tuua.